Te vaatate Eesti Õpilasesinduste Liidu esimest infokirja. Ja nüüd saab sõna kultuurivaldkond. Tere! Mina olen Sirli Pärnaste kultuurivaldkonna juht ja ma räägin teile, mis toimus detsembrikuus. 14. detsembril said kõik valdkonna liikmed kokku ja pidasid maha ühe ühiskoosoleku, et arutada, mis seni on tehtud ja mis tulekul on. Detsembrikuus sai valitud ka üldkoosoleku korraldusmeeskond ja üldkoosoleku peakorraldajaks sai liikmete valdkonna liige Aarne-Anti Vaino ja tema 9 sõpra, kes siis korraldavad kevadist 30. üldkoosolekut. Selline oli kultuurivaldkonna töö detsembrikuus. Aitäh Sirile ülevaate eest ja nüüd saab sõna Grete-Maria Neppo ning avalik poliitika. Tere, ma olen Grete-Maria Neppo ja ma olen avaliku poliitika valdkonna juht. Detsembrikuu jooksul täiustasime õpilaste huvikaitse edendamise programmi, mille sisuks on Õpilasesinduste Liidu haridusplatvormi uuendamine ning samuti taotlesime selle projekti jaoks raha. Õpilasõiguste töörühmal on uus juht, kelleks on Linel Raud. Soovin talle jõudu jaksa. Õpilasõiguste töörühmal oli ka koosolek, kus pandi paika tegevused ideed, mida uuel aastal teha. Ning samuti on töögruppiga liitunud vahepeal Annabel Künnapuu ja Anette Grilli. Aitäh Grete-Mariale! Ning kuna Kadri-Liis täna ei ole, siis teeb liikmete valdkonna ülevaate Lele Luup. Tere, mina olen Lele Luup ja annan teile ülevaate liikmete valdkonna detsembrikuu tegemistest. Toimus infopäev Rakvere gümnaasiumi ja Rakvere reaalgümnaasiumis, mida viisid läbi Karl-Andres Sprenk ja Kadri-Liis Pogents. Lisaks osales liikmete valdkonna töögrupp valdkondade päeval. Aitäh Lelele! Ja nüüd teeb kommunikatsiooni tegemistest ülevaate Mihkel Sari. Tere, mina olen Mihkel, kommunikatsiooni valdkonna juht ja detsember möödus kommunikatsiooni valdkonnas uusi lahendusi välja töötades. Üks näide sellest on seesama videoinfokiri, mida te praegu vaatate. Lisaks sellele töötasime välja uue pressiteadete ja meediakajastuste registreerimise süsteemi ja vastava statistika koostamise süsteemi. Lisaks oleme töötanud kommunikatsioonijuhendi detailse tööjuhendi kallal ja aktiivselt täiendanud meediaplaani koostöös teiste valdkonnajuhtidega. Aitäh Mihklile! Ja nüüd saab sõna Margit Kajak ning rahvusvahelised suhted. Mina olen Margit Kajak ning mina olen rahvusvaheliste suhete juht. 8. detsembril toimus OBESU liikmete nõukogu ning erakorraline üldkoosolek Brüsselis, millele järgnes 9. kuni 13. detsembril läbi viidud rahvusvaheliste suhete juhtide koolitus. Selgus, et mitmed õpilasesinduste liidud üle Euroopa soovivad meiega koostööd alustada. Detsembris toimus ka OBESU kutsehariduse töögruppi koosolek, kus meid esindas Triin Roos ning koostöös Alliansiga valmisid õppevideod, millest ühte saate näha siin ning teist siin. Aitäh Margitile ja lõpetuseks saab sõna ka juhatus. Tere, mina olen juhatuse esimees Britt. Detsember möödus juhatuse jaoks veel kiiremini kui kõik eelmised kuud ning üsna pühahõngulised. Aga kõik töö, mis me tegime, kulus peamiselt kontorisiseste tööde tegemiseks, tagasiside andmiseks ja nii edasi. 7. detsembril toimus 32. keskkoolis erakorraline üldkoosolek, mis sai siis kokku kutsutud selle eesmärgiga, et viia lõpule sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni arutelu. Sotsiaalsete garantiide kontseptsioon on Õpilasesinduste Liidu poolt loodud dokument, mis peegeldab õpilaste nägemust ideaalsest pildist sellest, kuidas sotsiaalsed garantiid peaksid Eesti maastikul jaotunud olema. Käisime ka PISA testi tulemuste arutelul, kus arutati selle üle, et kas nende tulemuste üle tuleks pigem hõisata või peaksime süvenema ka muudele näitajatele ning kui palju sellest tegelikult oli positiivset, et need tulemused nii kõrged olid. Detsembri keskpaigas osalesime Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ühiskomisjoni ning kodanikuühiskonna sihtkapitali nõukogu valikukomisjoni koosolekul, mis toimus mõlemad Siseministeeriumis. Samal päeval osalesime ka esindusühingute tippkohtumisel, mis oli seekord kvaliteedi teemaline. Tippkohtumised esindusorganisatsioonide vahel toimuvadki selle mõttega, et
parandada esindusorganisatsioonide omavahelist koostööd ja aidata suurendada organisatsioonidel nende legitiimsust. 19. detsembril istusime maha E3-ga. E3 on ühiskogu, mille moodustavad Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit. Kohtumise eesmärgiks oli Euroopa Parlamendi valimiste platvormi koostamine. Teeme omalt poolt ühisplatvormi, et ettepanekud mõjuvamad oleksid. Vahepeal olid jõulud ning 28. kuni 29. detsembril istusime meeskonnaga maha ning tegime ühe mõnusa koosolemise, et meeskonna motivatsiooni tõsta ja üksteisega paremini sõbruneda. Ühtlasi tegime plaane käesolevaks aastaks ja vaatasime pilguga tagasi. Aastale punkti panime 30. detsembril, kui osalesime noortevaldkonna katuste kohtumisel. See oli noortevaldkonnale suunatud katuste mooduli viimane koolitus ning sellel korral oliks teemaks kommunikatsioon, erinevad mentorluse vormid ning koolitussarja kokkuvõtmine. See on juhatuse poolt kõik. Aitäh Britule! Ja nüüd ilmateade. Ja nüüd ilmast. Kultuurivaldkonna poolt on meie suunas liikumas 15. sünnipäeva filmi valmimine. Liikmete valdkonna poolt liigub meieni aabitsa uuenemine. Juhatus on pöörases üldkoosolekuks valmistumise tormis. Samal ajal on AP valdkond ainekavades ajus. Kommunikatsioonivaldkond moodustab järjest uusi infovideosid ja rahvusvaheliste suhete valdkond liigub Leedu poole, et alustada koostööd. Aitäh! Täname teid vaatamast ning kohtumiseni veebruaris. Hoida üksteist püüame alati ja alati. Meie üldsed Hiinasse ja alati ja alati.